Tere tulemast tagasi, väga hea meel jälle siin olla. Täna me räägime päris huvitavatest asjadest ja nagu näha, ma olen siin üksi. Mõnes mõttes taaskord jälle on hea olla üksi siin, sellepärast et hästi palju sellist huvitavaid teemasid tegelikult on, millest võiks rääkida. Ja nagu näha ka, siis ma alustasin ka siis ühe teise nii-öelda siis saate või ideega, ehk siis reageerime siis erinevatele asjadele. Seega, kui sa oled nii-öelda siis VIP-liige, otse toorelt VIP-liige, siis sul on võimalik saata erinevaid ideid. Me tegelikult kogume seal kanalis ka erinevaid ideid, millest võiks teha nii-öelda siis ka selliseid reageerimisvideosid siia vahele. Võib-olla sellest saab tulevikus mingisugune selline top-notch asi, mida me ainult teemegi ja podcastid jäävad võib-olla tahaplaanile, et podcast'e teeme võib-olla vahepeal. Täna igastahes on eesmärk podcast'e teha siis vähemalt 52 kokku, praegu see peaks olema vist 18. osa, kui ma eksi. Oot, ma pean vaatama siit igaks juhuks. Mitmes see oli? Oli 18, ei 17. Ma olen nii palju asju lihtsalt on. Nii palju asju on lihtsalt 17 oli ära, nüüd on 18. Ja siit tuleb veel mitmeid osasid, mis on ka nagu juba ette salvestatud. Mul käis siin külas Serbiast üks inimene, aga temaga on jällegi see, et ma olen mõelnud, ma pean uurima, kuidas ma selle osa üles panen, sellepärast, et seal on vaja seda vist nagu teksti alla, ma ei tea, kas YouTube nagu suudab täpselt panna selle, kui ei suuda, siis ma pean vaata läbi käima selle, et millest me rääksime. Et me tegime temaga ka sellise peaaegu tunnise saate. Küsisin lihtsalt, et kuidas Euroopast väljaspool elu käib ja kõike sellist, et see oli ka päris huvitav. Ja siin on veel mitmeid inimesi, kes tulevad veel saatesse. Ehk siis seda tegemist asju on palju, praegu pool ongi tegelikult siis 52 eesmärgiks tehtud. Ma ei tea seda asja, mis moodi ma edasi teen, ma sean täiesti eesmärgid vastavalt sellele, kui 52 podcasti ehk siis aasta aega järjest tehtud, siis on vaata aasta aega läbi käidud, siis ma saangi vaadata ajast tagasi, kui hästi läks. Selles nagu, et kui inimesed nagu sinu asju ei jaga, kui inimesed ei kommenteeri, inimesed ei laigi, kuigi ma kogu aeg korrutan seda asja. Praegu ka näiteks, kui sa ei laigi, sa ei kommenteeri, sa ei argumenteeri, sa ei jaga, sa ei subscribe'i, siis ilmselgelt mul on muud asjad ka, mida ma võiks elus teha. Mina teen seda praegu täiesti vabast ajast ja vabast tahtest. Mul on lihtsalt nii palju erinevaid projekte, asju praegu käsil. Hästi tugevalt valmistan ette praegu AI koolitust. Arvatavasti sellel hetkel, kui sa seda podcasti vaatad, siis tõenäoliselt see koolitus on juba käimas. Otseatoorelt.com saad vaadata, seal on tooted ja sealt sa saad vaadata AI koolitust ka. Et paljud on küsinud ka minu käest näiteks sellist asjad, aga mida ma seal AI koolitusel siis täpselt räägin? Sa pead ühest asjast aru saama. Tulevik saab olema selline AI versus AI ja ma ei mõtle seda selle all ja keegi teine ei mõtle seda ka selle all, et AI tuleb ja võtab sinu töökoha ära või mida iganes. Need inimesed, kes kasutavad AI-d, hävitavad igas mõttes need inimesed, kes ei kasuta AI-d. Ja kui sa arvad, et sa põgened metsa, siis usu mind, keegi tuleb oma AI-ga ja leiab viisi, kuidas sinu käest su mets käest ära võtta lihtsalt, sest ta AI lihtsalt leiab need viisid, kuidas seda teha. Ja sellepärast olekski kasulik lihtsalt kas või näiteks selles mõttes ennast asjaga kurssi viia. Ja ma võin täna öelda rahulikult, et see koolitus, mis ma ise kokku panen, ma olen reaalselt mõelnud, et ma peaks sinna hinnale vähemalt 1 nulli otsa panema, sellepärast, et see, mida nagu teised teevad kallite rahade eest, sa ei saa mitte kuskilt mujalt lihtsalt selle hinna eest, see ei ole lihtsalt võimalik. See ei ole lihtsalt võimalik, ma olen nii enesekindel selles asjas ja te näete, et need inimesed, kes osalesid, räägivad täpselt sama juttu ja see lihtsalt on niimoodi, ma olen täiesti selle koha pealt, sest ma olen aastast 2020, kuna see ChatGPT välja tuli 2022
aasta, kas 1. november või 1. detsember. Ja esimese päevaga olid nad 1 miljon inimest oli täis. Ma olin alla 1 miljoni juures. Ma nägin seda postitust, kui nad kirjutasid. Ma ei mäleta, kas see oli kohe esimesel päeval või oli esimesel nädalal. Aga ma mäletan, kui nad tegid postituse Twitterisse, et meil on 1 miljon kasutajad, palju õnne. Ja ma olin seal nagu ma nägin seda asja pealt. Ja ma olen nagu niimoodi nagu nii algusest peale täiesti esimesest GPT versioonist, kuni hakkasid tulema teised AI-d. Tuli Google AI, tuli Grok, tulid Anthropic, kõik erinevad AI-d hakkasid tulema välja järjest. Siis tulid Hiina AI-d, Gemini, või Kimi, siis oli see Minimax, DeepSeek vist oli esimene, mis Hiinast oli see, mis silma paistis. Ehk siis, ja ma täna näen reaalselt nagu, sellest nagu, et võib-olla sinu jaoks ei pakkus huvi, see on täiesti fine, ma kohe lõpetan selle teema nagu nii ära, aga point on lihtsalt selles, et täna nagu, sul ei ole võimalik täna enam inimesena AI vastu astuda lihtsalt. Nagu selles suhtes nagu, mitte selliselt, et sina versus AI, kui sa tõmbad pistikust välja, ta siis on nagu nägemist, on ju. Aga inimene, kes kasutab AI-d, sa ei saa tema vastu enam. Ja kuidas sa ei saa tema vastu, toome lihtsa näite. Täna keskmiselt headel AI-del on selline triljard pluss 1,6 triljon ja võib-olla isegi kellegi rohkem parameetrit. See tähendab seda, et nagu seda neuronit seal, parameetrid. Nende context window, ehk siis kui palju nad suudavad meelde korraga jätta sellest jutust, mida sa räägid, paljudel on täna juba üle 1 miljoni konteksti, ehk siis tokeni, 1 miljon tokenit. 1 miljon tokenit on kuskil 750 000 sõna, nad suudavad hetkega meelde jätta. See tähendab seda, et kui sa loed paksu raamatu läbi ja sa paned raamatu viimase kaane kinni, siis sa mäletad esimesel lehel viimset kui ühte sõna ja terve raamatu vältel. Kuidas sa saad inimese vastu, kes kasutab selliseid asju sinu vastu? Kohtus, meditsiinis, seadustega, õigustega, kõikide selliste asjadega. Kuidas sa saad sellise inimese vastu, kelle arvuti mäletab kõiki seaduseid hetkes, nagu ta oleks just need läbi lugenud. Ja kui sa kirjeldad talle võimalikult täpselt seda olukorda, mis praegu juhtus, mingit konflikti või midagi, siis ta leiab lihtsalt võimaluse sind kaitsta. Ja see ongi vaata see asi, et me täna nagu mõtleme seda asja, et AI on kuskil seal. AI seisab sinu kõrval digitaalse versioonina ja kui sa, ütleme nii, et kuna kõik liigub digimaailma nagunii, me ei pääse sellest lihtsalt enam. Me ei pääse lihtsalt sellest, see ei ole enam see asi nagu, et me pöörame selle tagasi ja nagu, ma ei tea, seda enam ei juhtu. See juhtub 100% kindlalt. See hakkas pihta 90-ndatel juba, kui meil tulid pangakaardid, ülekanded, Swiftid, asjad. Sa saad tavalist panga ülekannet teha. Me oleks pidanud siis juba selle asja tagasi keerama, kui esimesed autodel tulid esimesed makid, esimesed telekad tulid koju. Me oleks pidanud siis tagasi pöörama selle. Tänaseks see on juba nagu meie harjumus. Sa ei saaks seda podcasti kuulata, ma ei saaks seda podcasti salvestada, need mikrofonid, asjad mitte miski töötaks, kui meil ei oleks tehnoloogiat, aga paratamatus on see, et tehnoloogia areneb edasi, see ei jää seisma. Ja me peame aru saama lihtsalt sellest, et AI saab olema üks selle osa, sellepärast, et AI teeb lihtsalt nii palju ära. Ja täna sellepärast ongi see, et kui sa tahad üldse aru saada, kuidas see kõik töötab, siis ma teen selleks võileiva hinna eest AI koolituse põhjaliku. Ja ma võin garanteerida sulle, et juba kui sa esimese päeva õhtuks ei kuku toolilt maha, siis teise päeva õhtuks kukud sa 100% kindlalt toolilt maha lihtsalt selle info peale, mis ma selle välja annan. Sest me ehitame üles praegu mitmeid erinevaid projekte, kus me oleme kaasanud AI-d asjad, mis maksavad selliseid summasid, et need on ikka julmad summad, mis seal projektidel täna nagu see nii-öelda siis see value nii-öelda siis või see, kuidas seda öeldakse nii-öelda siis
project value ehk siis nagu see ei ole net worth, ma ei mäleta, kuidas seda öelda täpselt. Et kui see hinnatud auditist nagu tehtud nii-öelda see value või väärtus nagu, mis on tekkinud, ma näitan seal selliseid asju, mitte keegi ei näita kunagi selliseid asju. Ja miks ma seda teen, mul on tegelikult väga suur põhjus ka. Ma tahan enda ümber koondada inimesi, kes ise tulevad ka sellele teekonnale ja hakkavad kaasa käima selle teekonnale, uurivad ise edasi, õpivad ka, arendavad oma ettevõtete asju, räägivad teistele, aga see on see väike kogukond, kes sai. Sest ega ma panen selle ukse kinni, see oli mul kohe alguses eesmärk, ma panen selle ukse kinni. Need, kes said sisse, need said, kes ei saanud, mitte midagi pole teha, korras. Ehk siis praegu nagu ongi see, et kui sa vaatad seda podcasti, sa lähed vaatad, praegu saab veel osta seda osalust sinna, siis sa saad tagant järgi kõik need koolitused vaadata, sa ei saa võib-olla laivis osaleda, äkki sa oled, võib-olla sa jõuad poole pealt, ma ei tea seda. Aga sa saad nii-öelda siis vaadata, et kas või tagant järgi, aga postitame ikka sinna erinevaid ideid, projekte, kes kuidas mida tegi, võib-olla keegi filmib seal, ma tegin selle äppi, ma tegin selle asja, ma tegin selle video, ma postitasin selle adsi endale Facebooki oma ettevõttest, sain nii palju uusi kliente asju, me nagunii areneme seal edasi, pluss ma ehitan enda erinevaid projekte, mis ma jagan ka nende inimestega, kes osalevad seal. Ja ma jagan enda ideid ja ma ei tea, võib-olla ma jätkan seda koolitust natukese aja pärast uuesti vaat. Ehk siis teen nagu sellele samale seltskonnale edasi. Ja kui sul ei ole reaalselt, kui sa ei leia võimalust sellesse koolitusse investeerida mingi 100 eurot, siis tõenäoliselt sa ei peakski seal osalema. See on minu isiklik arvamus, sa ei peagi seal osalema, kui sa tõesti selle jaoks ei leia seda raha, või sa nagu ütleme nii, et sa ei ole valmis seda välja andma. Kui sa ei ole valmis andma välja, et teenida 10-kordselt tagasi ja võib-olla kaitsta ennast, saada vaba aega juurde, mida iganes, siis võib-olla sa ei peakski sellest osa saama. See on filter, see hind. Mul ei ole raha vaja. Nagu, kui keegi arvab lihtsalt, et nagu ma sinu mingisuguse 100 euro pärast nagu elan nüüd nagu jube palju paremini, siis sa eksid kohe kindlasti mitte. See on filter ja ma räägin, ma olen selle filtri niigi väiksest ja ma mõtlesin alguses tegelikult, et ma panen 999 euri panen hinnaks. Ja ma mõtlesin, et ma teen selle seltskonna nii väikseks lihtsalt, aga siis ma mõtlesin, et ma annan lihtsalt veel suuremale seltskonnale võimaluse, sest mul ei ole täna eesmärk raha teenida, mul on praegu käsil 6 erinevat projekti ja mitmed neist teenivad juba korralikult raha. Mul ei ole vaja teha, mul on lihtsalt vaja ümber seltskonda, inimesi, kellega me saame edasi kasvada ja täna AI on sellises kohas juba, et sa ei pea olema professor, sest enamus asjad teeb AI sinu eest ära. Meil on olemas vaja lihtsalt inimesi, kes teostavad teatud samme ja täidavad oma eesmärke ja unistusi, kaasates AI. Ja see on see keskkond, kellega ma tahaks nagu ennast ümbritseda. Ehk siis, kui sa näed, tunned, et see on sinu teema, siis võta osa, kui ei näe, pole hullu. See ei ole mingi kohustus, sa ei pea ennast halvasti tundma, et nagu, ma ei tea, mis iganes, see ei ole mingi selline nagu, noh. Ehk siis see on öeldes üks asi, millega ma praegu tegelen, ma olen praegu sellega jube busy, ma arvan, et järgmised nädal aega vähemalt veel. Ehk siis see on nagu praegu põhiasi ja kui see nädalaajane koolitus saab ära tehtud, pluss seal on veel 30-päevane väljakutse ka kõigile, ehk siis nagu teatud sammud, mis sa pead ära tegema 30 päeva jooksul, siis sealt edasi nii-öelda, siis mul on rohkem nii-öelda vaba aega ja siis me saame, ma räägin, ma olen praegu ausalt sellises olukorras, kus kohas ma reaalselt ei tea isegi väga, mis maailmas praegu hetkel toimub. Ma olen mingisugust uudistega kursis olnud, sest inimesed saadavad mulle, see on väga põnev lugeda, aitäh teile, aga reaalselt ma olen praegu sellega hästi palju nii-öelda siis tegutsenud. Siis üks asi, mis ma olen tähele pannud, on see, et selline inimene nagu Jeffrey Sachs, ma olen temast ka varem rääkinud, rääkis nüüd mingisugust sellist asja või ennustas mingit sellist asja, et sõda peaks nüüd tulema Euroopasse nagu päris tõsiselt. Ja mida ta rääkis siis selle all oli, kui ma ei eksi, ma igaks juhuks võtan siit ette ka, et ta rääkis midagi sellist, et ma igaks juhuks panen selle teksti siia ette. Et see konflikt on liiga kaugele aetud nende arvates ja kui seda asja kohe lahendama ei hakata, siis tõenäoliselt, ütleme nii, et kumb siis
ja see kisutakse kogemata üles, see sõda ei tule selliselt üles, et keegi kuskil võtab ette ja hakkab kedagi nagu tahtlikult ründama, vaid see tekib kogemata konfliktist, täiesti ups. Nii, mis siin siis on? Et praktiliselt nagu peaks nagu praegu tahetakse nii-öelda siis Venemaa ja NATO vahel siis konflikti. Ja seda, et Baltikum ja no Skandinaavia ka, aga Baltikum on siis täna kõige ohtlikum piirkond üldse, kus kohas nii-öelda siis täna üldse viibida või olla. Ja siis nagu ma aru sain ka, ütleme nii, et võib-olla mul on valesti meeles, aga nagu ma aru sain, siis 2027 kuni 2030 peaks siis tulema sõda. Te võite uurida ka, minu arust see viimane postitus vist Jeffrey Sachs, S-A-C-H-S vist oli Sachs. Et see, mis ta nagu ennustas, ta räägib seda hästi palju, teeb neid saateid selle, kes see on see mingi noor Küprose tüüp, vaat. Jeffrey Sachs ja täpselt nii nagu ma ütlesin. Kes see noor Küprose tüüp on, ta teeb temaga koos mingid saated, podcast asju. Aga ühesõnaga ta rääkis et Baltikumi peaks tulema siis sõda kas siis 2027 kuni 2030 vahel. Ja kui andmiseks läheb, siis nagu Euroopa sõda, siis üldse nagu see on Baltikumis. Skandinaavia ka arvatavasti Soome saab pihta, sest Soomel on vist mingid maad, mida ta tahab tagasi ja ta kasutab lihtsalt Venemaa nõrkust võib-olla ära. Aga sisuliselt sõjategevust peetakse siis Baltikumis puhtalt sellepärast, et see on siis Euroopa kõige sellisem odavam piirkond, kus kohast siis nagu üldse NATO-ga Venemaani, no ütleme, nende eesmärk on siis kas siis Peterburini või siis Moskvani vist välja jõuda, nagu ma aru sain, nõrgestada siis Venemaad ja nagu ütleme, eesmärk on ikkagi, see on ajast ja arust, et Venemaa tuleb siis ikkagi vallutada. Ja Venemaa nii-öelda siis peab saama ikkagi oma käpa alla, vaata. Aga seal on nüüd jälle see küsimus ka, vaata, et täna võtame näiteks kas või sellise asja, et kuidas nagu selle Jeffrey Sachsile jääbki näiteks see asi ette, et kuidas Euroopa täna siis teeb neid asju, et ta nagu läheneb siis asjadele nagu vägivallaga, ehk siis ongi see, et kui me võtame näiteks, et kas küsimus sulle kirjutisi alla kommentaar ka, kas sinu arvates vägivald pigem maandab vägivalda või siis see õhutab vägivalda. Kumb sinu kirjuta reaalselt alla kommentaar, kui sa kuulad praegu podcasti. Kas vägivald maandab vägivalda või see pigem tõstab üles, õhutab vägivalda? Sellepärast, et nagu, millest me peame aru saama, on see, et mida hetkel maailmas tehakse, ongi ju see, vaata, et õhutatakse aina rohkem üles, et see asi ikkagi ära tuleks ja kelle huvides see tegelikult on. Ega selles just nagu, et sina kui tavainimene maksad selle nii või naa kinni, vaat. Ja siin ongi, kes tahab raha saada, kellel on mõjuvõim, kes tahab lihtsalt kahte osapoolt omavahel tülli jääda, kui me läheme täitsa tippu välja. Sest allpool on niimoodi, et nagu need, kes on mõlemal pool, kas siis Venemaa poole peal või siis Euroopa või lääne poole peal, nemad tahavad nagu tavaettevõtjad tahavad ju toota sellest võimalikult palju kasumit endale. Me läheme samm kõrgemale, siis on olemas mingisugused poliitilised võimud, kes tahavad lihtsalt mõjuvõimu saavutada, ma ei tea, lõvi versus karu, ma ei kujuta ette. Siis sealt, kui me läheme veel kõrgemale, seal on olemas veel mingisugune organisatsioon või inimesed või ma ei kujuta ettegi, kes nii-öelda siis tahavad lihtsalt omavahel neid mõlemad osapool tülli jääda, kes nagunii omavad võimu arvatavasti kõikide osapoolte üle.
noh, ja kui me sealt üles läheme, ma ei tea, noh, siin on saates läbi käinud ka need reptiilid ja asjad, ega ma ei tea seda, kas nad on olemas, pole ise näinud, praegu igal pool räägitakse, Trump tuli välja mingisuguse uudisega just, et meie seas elavad ka tulnukad, tõenäoliselt mõned neist on sinu naabrid, nad kõnnivad meie juures, võib-olla keegi neist on sinu töökaaslane ja nad on igal pool meie seas olemas. Seda ütles Trump, ma ei mäleta, mis uudistes ta ütles seda, saadeti mulle ka, oota, ma vaatan kohe. GB News ehk siis Grand Britannia News. Jah, et White House nagu andis teada, et they walk among us. Ehk siis nad elavad meie neighborhoodis, nad töötavad meiega võib-olla samal kohal, nad on meie ümber, nad võib-olla teenindavad meid kuskil poes, nad on kogu aeg kuskil olemas. Noh, ja see ongi nagu see asi nagu, et võib-olla siis meist veel kõrgemal on kuskil keegi ja nagu vaata, hästi paljud räägivad ka ja millegipärast need, mida räägitakse, need saavad tõeks ka. Et võib-olla siis ongi see, et kuskil nagu meist kõrgemal on veel kõrgemad olendid olemas. Ega ma ei tea seda. Sellest nagu, ma olen öelnud ka, et ega see, mis ma siin saates räägin ka, siis kui see saade täidab ära selle eesmärgi, et sa hakkad ise uurima, sa hoiad silmad kõrvad lahti, sa hakkad oma peaga mõtlema, sa ei pea uskuma seda, mida ma räägin, sa ei pea olema kõigega nõus. Aga kui sa hakkad vähemalt mõtlema ja küsimusi esitama, siis ilmselgelt nii-öelda siis see saade on täitnud oma eesmärgi ära. Sest noh, võtame näiteks kas või sellise asja. Oled sa näiteks mõelnud kunagi selle peale, et alati, kui sa mõtled, siis sa mõtled alati kas eesti keeles või inglise keeles. Ja nüüd on mingisugused teadlased ka hakanud nagu selle peale nagu diskuteerima, et aga võib-olla need mõtted, mis meie peas on, ei olegi üldse meie mõtted. Sellepärast, et kui sa mõtled ja sa mõtled selles keeles, siis kuskilt on keegi pannud sulle pähe ju selle mõtlemise, et see seinamatt või ma ei tea, see puit siin, et see tähendab puit. Aga sa ei mõtle selle nagu kujutluse või selle asja peale, see ei ole nagu sisimasti tule, vaid see tuleb mingisugusest keelest, see tähendab seda, et järelikult on mingi raamistik, mingisugune programm, vaata. Ja neid on näiteks see, vaata, kui Wi-Fi suudab läbi seina, noh, sa saad seda podcasti vaadata läbi 4G, 5G, sul on telefon olemas. Sa vaatad läbi telefoni, võib-olla praegu istud kuskil, hoiad telefoni niimoodi käes. Kuskilt tuleb taevast see informatsioon sinu telefoni. See tähendab seda, et väga tõenäoline on ka see, et võib-olla need mõtted, mis sinu pähe tulevad kuskilt mujalt üldse, mitte nad ei ole siin koha peal üldse. Võib-olla sa broadcastid või kuidas öeldakse nagu raadiosaatel, äkki sa oled kuskil mujal üldse ja raadiosaatel suhtled selle sama olendiga ja siis sa tunned nagu sa oleksid siin koha peal, siis sul on kõik need tunded, kõik need feelingud, kõik need asjad, vaat. Ja nüüd ongi see asi nagu, mida tehakse, kui sa mõtled nagu vahepeal, sa oled nagu, ütleme nii, et me kõik oleme kunagi olnud autopiloodi peal. Ja nüüd sa oledki selle autopiloodi peal ja sa teedki, vaata, lähed tööle, ei mõtle, käid, ma ei tea, elad lihtsalt oma elu, sul on oma mingid eesmärgid, kus su eesmärgid üldse tulid, keegi pani, keegi hakkas mõtlema, oled sa tähele pannud ja oled sa ennast leidnud sellisest olukorrast, kus kirjuta siia alla, kui sa oled. Kas sa oled leidnud kunagi ennast sellisest olukorrast, kus kohas sa hakkad mõtlema, et järsku on sinu lemmikautoks või lemmikriieteks või lemmiktoiduks või lemmik mingisuguseks, ma ei tea, saad sellist elamist või saad sellisse kohta kolida või sa hakkasid järsku kuulama sama artisti muusikat. Lemmikasi on saanud tänu sellele, et sulle meeldib keegi inimene, kelle lemmikasi see üldse on. Näiteks nagu, et, ja ma ei mõtle seda, et sulle meeldib mingisugune, kõigil meil on olnud mingid armumisi asju, mida iganes, aga ma mõtlen näiteks seda, et võib-olla sul on mingi sõber või sõbranna, kellega sa hästi saad läbi, siis sa hakkad sama muusikat kuulama järsku, mis temagi kuulab. See tähendab seda, et sisuliselt keegi pani sinu pähe mõtted ja tunded, mis tegelikult ei olnudki üldse sinu omad, vaata. Ja nüüd ongi see, et kui sa oledki autopiloodi peal, käidki vaksineerimas ja teed mida iganes, ma ei ütle seda, et
ma ei tea, need asjad pahad, mul jumal täiesti tänaseks on juba jumal ükskõik, minu arust usu seda, kõiki sedasid asju, mida iganes, pole üldse vahet, minu jaoks nagu ma olen täiesti nagu välja switchinud ennast, lülitanud, mul on see kliks, lüliti väljas, offline, ei huvita. Mul on enda täiesti asjad, ma tahan täna aidata neid inimesi, kes tahavad ise ennast aidata. Sellepärast ma selle ka AI koolituse ka teen, miks ma sellest rääkisin, sellepärast, et ma tahan lihtsalt aidata neid, kes tahavad ise ennast aidata, ma tahan olla kogukonnas, keskkonnas, kus kohas on inimesed, samuti need inimesed, kes nii-öelda siis toetavad seda podcast'i asju, ma tahan neile ka nagu olla, aidata, toetada. Muidugi seal on need summad ka nagu kordades väiksemad, mingi 4,99 nagu reaalselt, kui sulle meeldib see podcast, tee see kohvi välja lihtsalt. Kui sulle ei meeldi, fine, ära tee seda lihtsalt, üldse nagu pole vahet. Aga lihtsalt see point nagu, et noh, oled sa siis, kes sa siis oled, aga küsimus ongi lihtsalt selles, et kus see mõte sinu pähe tuli, kust see hirm sinu pähe tuli, kes selle mõtte sinu pähe pani, miks ma olen alati öelnud selle peale ka, et kui sa näed mingisugust Õhtulehe, Delfi, mingisuguse Postimehe pealkirja, või sa näed mingit Reporteri, TV3 uudised, Aktuaalse Kaamera pealtnägija mingit uudist, siis mina sinu asemel küsiks, kellele see vajalik on? Kes võidab siit? Sest kui võit ei ole see, et siin teenitakse rahalist kasu, siis võit peab olema mingi muu, mingi, noh, sa ju ei kirjuta, toome lihtsa näite. Kui keegi sinule võõras inimene, kes võib-olla, ma ei kujuta tegi, proovime tuua mingi näite, keegi sinule võõras inimene, kuskilt, ma ei tea, Võrumaa metsadest, Setomaalt, kirjutab sulle lihtsalt kirja. Ütleb sulle, et sa oled mingisugune värdjas, debiilik, idioot, mida iganes. Noh, võib ärritada, võib-olla mitte. Võib-olla sa vaatad ta profiili pilti, mõtled, noh, et tead, mul on ka sinust kahju, vaata. Ja sa isegi vastad talle. Aga kui sulle kirjutaks mingisugune Eesti kuulsus, siis sul oleks nagu, et mida? Mis sa ütlesid praegu? Kus mu advokaadi telefoninumber on? Aine. Et see tõenäosus, et sa hakkaksid nagu sellele inimesele vastu, oleks tõenäoliselt kõrgem, sellepärast, et nüüd on vaata sul mingisugune kasu sees. Kas sa tahad tõestada ennast oma sõprade ees? Kas sa tahad näiteks kohtusse minna, sa tead, et sa võidad, sest sul on hea advokaat, võib-olla sa, ma ei kujuta ette, võib-olla on seal mingisugune muu kasu sees. Ja ma ei tea lihtsalt, ma lihtsalt nimetan puusalt praegu, aga ma arvan, et sa saad aru, kuhu ma lähen praegu jutuga. Ja nüüd ongi see asi, et kui meedias midagi tuleb või toimib või tehakse, siis nagu kellegile peab see kasulik olema ju. Kuskilt tahetakse nagu midagi, mingid niidikesi tõmmata. See ei saa ju olla lihtsalt niimoodi, me kirjutame. Võtame kas või Telegrami, aina. Telegrami, mis on Telegrami kasum? Telegrami kindel kasum on see, et ma võin, võib-olla ma eksin, ma ei tea, pean Hando kutsuma siia saatesse uuesti tema käest üle küsida, aga ma arvan, et üks näiteks kasumist on see, et Hando kunagi ärkas, ta tegi need ulmefilmid ja ta nägi enda jaoks ühte missiooni, et võib-olla tema elutöö ongi inimeste äratamine. Nüüd järgmine asi, mis võib olla, on see, et võib-olla nende jaoks sai kopp ette, et nad ei taha tavatööl enam käia ja ehitame selle Telegrami nii suureks, et me saame ainult tegeleda siis inimeste nii-öelda siis äratamisega ja rääkidagi seda, mis tegelikult maailmas toimub ja vastuolulisi, kui mitte nagu vastuolulisi, vaid pigem nagu siukseid teise külje alt. Mis seal teisel pool kuud on? Et kui sa vaatad, nagu teie näete praegu ka, aga mis laua all on? Te näete seda ilusat fassaadi siin praegu, kui ilus see stuudio on. Teine lamp asju, teine, mis siin mujal kõik toimub, milline lagi on.
Nemad räägivad nendest asjadest, mis on mujal. Mis on neid asju, mis jäetakse rääkimata ilusa fassaadi taga. Ainu. Ja miks mitte teha sellest endale elutöö ja valgustadagi inimesi. See on kordades parem, kui lihtsalt käia kuskil, ma ei tea, ehitusel, värvida seina ja teada enda peas, et tegelikult ma võiksin teha midagi muud, mis on ühiskonnale kasulik. Ja seal ei ole vahet, kas see siis on nagu Euroopa Liidus, Nõukogude Liidus, millegipärast on liidus alati lõpus, on ju. Et seal võib olla väga palju erinevaid põhjuseid, aga seal samamoodi seal taga mingisugune agenda, mingisugune põhjus. Minu nende podcastide taga on täpselt samamoodi mingisugune põhjus. Miks ma seda kõike teen, vaat? Kuskilt mul tuli ju pähe mõte, peaks neid asju tegema sellepärast, et see. Ma võin öelda, minu üks eesmärk põhjustest, miks ma selle podcasti stuudio tegin, on see, et ma olen alati tahtnud, et mul on podcasti stuudio sellest hetkest, kui ma hakkasin, kusjuures isegi enne seda juba, kui ma koroona ajal videost hakkasin tegema, siis ma tegelesin ühes ettevõttes, käisin ka erinevatel eventidel rääkimas ja kõike sellist, siis ma juba mõtlesin, et võiks teha nagu oma selle saate podcasti stuudio, aga siis sellel hetkel kuidagi nagu reisisid ringi, ei näinud nagu võimalust, siis olid veel kaamerad, asjad ka jube kallid ja ütleme neid hea kvaliteediga kaamerad, tänapäeval kaamerad, asjad ei ole enam nii kallid, et sellise stuudio ülespanek, ma ei tea, mingi 10-15 tuhat võib-olla ainult vanasti oleks olnud mingi 100 000 pluss, on ju. Et isegi kuskil koroona ajal veel oli niimoodi, et 100 000 pluss, sellepärast, et kaamerad, asjad on alles nüüd viimase sükse 5 aastaga läinud selliseks, et see kvaliteet, see, mida sa saad mingisugusest 500 eurosest kuni 1000 eurosest kaamerast. Mul käis siin Rauno Raiesmaa käis saates, ta oli YouTuber 10-15 aastat tagasi. Tema ajal oli niimoodi, ma räägin, et kui sul oli kaamera, sa olid tegija. Sa olid sõna otsus mõttes tegija, sellepärast, et enam, ma mäletan seda aega ka, et kui näiteks koolis, kas 2004 või 2005 või mis meil olid need esimesed digikaamerad, need Canoni omad, mingisugused lapikud ja siis seal oli väike ekraan, neid oli veel mingi 6 erinevat värvi ja siis olid mingid olümpused ka, millel oli suurem ekraan veits. Kui sul oli see kaamera, sa said reiti pilte panna üles profikaameraga, taust oli blurritud värk-särki. Ainuüksi, et sa said netti juba pilte panna, see oli juba next level, sest siis ei olnud telefone. Ja nüüd ongi see, et kui sa oled nagu tänapäeva tood edasi, siis see kättesaadavus on juba nii suureks muutunud, et tegelikult kui sul natukene tahtmist ja investeeringut on, siis sa võiks ära teha. Ja minu üks eesmärkidest oli nagu nii teha elus podcasti stuudio ja sellepärast ma võtsingi eesmärgid, ma teen stuudio, ma teen endale, teen nii-öelda siis selliseks, nagu ma olen kogu aeg näinud, täpselt selliselt ma tegin ka kõik värvid, asjad, kõik see on täpselt selline, nagu ma ette kujutasin, kõik need valgused, asjad, kõik on täpselt see. Ja siis oligi see, et järgmine eesmärk, et ma teen 52 osa ja siis ma teen selle põhjal, kuidas 52 osa läheb. Selle põhjal ma teen siis analüüsi, kas ma siis jätkan, kui tihti ma teen saateid, võib-olla ma teen saateid 6 korra ainult, võib-olla ma teen saateid iga 2 nädala, võib-olla ma jätkan nädalas korra, võib-olla ma hakkan tegema nädalas 2 saadet. Võib-olla ma lähen nii hullult edasi lihtsalt, et ainult podcast'e teengi. Võib-olla ma teen, ma ei kujuta ettegi, võib-olla teen ma iga kvartal ainult ühe podcast'i. Ma teen sellel hetkel, aga see oli mu kindel eesmärk. See on minu praegune agenda. Nagu see on nagu see, et kui me vaatame kõiki neid agendasid, kõiki asju, siis see on nagu see on juba pikaajaline selline eesmärk ja unistus olnud. Ja kusjuures, kui ma üldse nagu enne koroonat, nagu miks ma ei teinud ka podcasti stuudiot, siis üks põhjus oli see, et ma ausalt ei teadnud, millest rääkida. Sest ma olen ka lugenud mingi, ma ei tea, 200 raamatut rahulikult ära, ettevõtlust, finantsist, asjadest, müügist, millest iganes, you name it. Neid raamatuid, ma õppisin reaalselt inglise keele ära raamatutest. Nagu reaalselt ma ei osanud, ma arvan 2017 ma ei osanud inglise keelt, nagu niimoodi ma sain, hey, how are you, hello. Ma praegu, kui ma tegin selle serblasega tegin podcast'is, mul ka poole pealt lihtsalt poovad aju poob jälle kinnist, ma olen nii palju Eestis olnud, eestlastega rääkinud, nii palju olen Soomega, täpselt samamoodi, nii palju ma olen rääkinud eestlastega, et mul on isegi soome keel ära ununud vaikselt, vaata juba, kui sa kuulad, on üks asi, aga kui rääkima hakkad,
korraks nagu, ehk siis sa pead nagu olema nagu selles keskkonnas sees mingi nädal-2, siis hakkavad kõik sõnad jälle meelde tulema, et suht kiiresti läheb, kui sa juba tead, see tuleb meelde kiiresti, aga noh, kes on keeli rääkinud, nad saavad aru, millest ma räägin, vaat. Ja see oli inglise keelega samamoodi praegu, nagu näiteks kui me tegime selle saate, siis mul oli ka niimoodi, et korraks hakkas juba nagu mida? Ja jah, et seal ma mõne koha peal täitsa kokutan. Aga noh, see on reaalne mina, kellele meeldib, kellele ei meeldi, sellele ei meeldi. Aga jah, see ongi vaata see, et kui me hakkamegi rääkima, mõtleme selle peale, et kust kohast see idee tuleb, mis selle taga tegelikult on, kes pani sinu pähe selle mõtte üldse? Kas see on sinu mõte või see on kuskile siit tulnud läbi mingisuguse wifi, vaata. Ja nüüd on see asi ka veel, et kui sa mõtled, et kui wifi kaudu on võimalik liigutada datat, siis kust kohast meie teame, et täna eliidil ei ole sellist tehnoloogiat, millega nad liigutavad meie pähe juba mõtteid. Oled sa tähele pannud, mis minu jaoks on nagu veits nagu siuke sürr juba praegu? Oled sa tähele pannud, et vahepeal on isegi juba niimoodi, et kui sa vaatad ainuüksi, tähendab mõtled ainuüksi mingist tootest ja lähed Facebooki, siis juba näitab neid tooteid. Ja see on minu jaoks selline next level asi, kui see peaks nüüd päriselt tõele vastama, et meil on olemas tehnoloogia. Vot see on nagu minu jaoks oleks nagu next level teema, kui nii kaugele juba jõutud. Sest AI professorid räägivad ka, et see AI, mis meil täna saadaval on, see oli 10 aastat tagasi juba nagu nendel, kes arendavad neid AI-st saadaval. Vanad mudelid kõik juba. See informatsioon on vana asi juba. See tähendab seda, et kui neil on olemas täna tehnoloogia, mis võib-olla on 10-20 aastat tagasi juba saadaval olnud, see, mis täna nad meile räägivad, siis tõenäoliselt nad on 10-20-50, võib-olla isegi 100 aastat sellest eest, mis me täna teame. Ja see on nagu see asi, pange lihtsalt tähele peale seda podcasti, hakkake jälgima või siis kirjutage siia alla, kas te olete seda tähele pannud, et vahepeal on niimoodi, et sa reaalselt mõtled mõne asja peale ja Facebook juba pakub ads'e. Ja mulle tekib kohe see mõte nagu, et how the fuck nad teadsid sellest asjast. Kuidas see võimalik on? Ja ma räägin, siin võime me lisada igasuguseid ägedaid, vahvaid asju, et selgelt nägemine, kuskil on mingi infopagas, baas, mis iganes, kõiki neid asju, mida me täpselt tegelikult 100% ei tea. Ja see keegi ei saa täna öelda seda, ei, mina tean. Ma tean seda, et on olemas kuskil, me oleme kõik üks ja mida iganes 100%. Sa võid rääkida sellest, aga mina seda ei tea. Sest ma ei ole nagu, kui ma tulin siia, ma alustasin nullist, mul on mingisugused sähvatused nagu kuskilt meeles, mida ma ei tea, et ma oma elu jooksul oleks kogenud. Need on mingid nagu teisest elust oleks üldse, mingid sähvatused. Ja ma ei ole nendest väga paljudel rääkinud ka, sest inimesed mõtlevad, ma olen debiilik pärast, vaata, mingi hullumaja kuskile Seevaldisse vaja minna ravimeid ruttuvat. Aga lihtsalt mul on ka mingisugused mälulüngad kuskilt maalt, mis ei ole selle eluga seotud ja ma ei tea, kust need on tulnud. Võib-olla need on, ma ei tea, mis asjad need on. Aga ma arvan, et kõigil meil on selliseid asju. Ja nüüd ongi nagu see asi, et me võime olla ühendatud mingist asjadega, ma ei tea seda asja, mingid spirituaalsed inimesed, kes mingid hapet teevad, võib-olla siis nemad oskavad rohkem rääkida sulle või ma ei tea, inimesed, kes on lihtsalt ühiskonnas süsteemis nii pettunud ja nad ei saa lihtsalt hakkama ja nad ei suuda oma ettevõtteid asju käima panna, siis nad hakkavad spirituaalseteks ja siis ongi see, et sa oled makshäiretes ja siis sa hakkad spirituaalseks ja siis on krüpto ja mida iganes. Ma ei ütle seda, et nüüd kõik on niimoodi, aga ma arvan, et kõik, kes praegu kuulisid, mis ma ütlesin, ma arvan, et kindlasti käis peast läbi mõni nimi, kes on täpselt selline. Ja ma ei ütle, et kõik, aga hästi suur hulk inimesi. Ma tean spirituaalseid inimesi, kes liigutavad niimoodi pappi, juhivad siuksed ettevõtted, sõidavad selliste autodega ja siis võtame kas või Urmas Sõõrumaa, aga neid inimesi veel, kellel väga hästi läheb. Ja ma ei mõtle seda asja nagu, et kõik spirituaalsed on mingid vaesed ja lollid ja happe mingid, ma ei tea, teevad hapet või söövad mingeid muid aineid sisse. Ma ei mõtle seda asja. Sellest tehke, kui tahate, pole üldse küsimus.
aga nagu point, mis ma mõtlen, ongi nagu see asi nagu, et kuna me ei tea, kas me oleme ühendatud sellega või mitte ja täna ei saa keegi seda öelda, siis tekibki see küsimus, aga kes see paneb siis meie pähe need mõtted, kes ütleb meile, et see sama keel, mida ma praegu räägin, et see on täpselt see asi, mida sina näiteks saad aru ka, et see tähendab, okei, me saime aru, me leppisime kokku, õpetati koolis ka, et noh, meie maailmas räägitakse nii, on ju, et kui sa tahad midagi öelda, siis piim on piim ja sai on sai, on ju, tere on tere ja head aega on head aega, on ju, nägemist, on ju. Aga kui sa mõtled oma mõtteid, siis sa mõtled selles keeles, kus kohas keegi mõtles selle välja, vaat. Ja seal vaata mingisugune ütlus on ka, et nagu, et nimeta üks värv, mida sa võid öelda, et seda ei ole olemas. Mis värvi ei ole olemas? Too mingisugune värv, mida ei ole olemas. Spektrum on olemas ju. See tähendab seda, et sul ei ole võimalik mõelda välja enam uut värvi. Sest kõik need värvid eksisteerivad spektrumis, seda on võimalik arvutikoodiga isegi nagu noh, kui sa tuled mingisuguse uue asjaga välja, siis mingi vend paneb sulle kaarauas samasuguse värvipotti mingisuguse koodiga, lihtsalt skännib sisse ja ütleb, see on see värv ja võrdled ongi täpselt samasugune värv, saad seina värvid ära niimoodi noh. See tähendab seda, et raamistik on juba loodud, vaata, maksimum saavutatud. Samamoodi füüsikas, vaata, ei ole võimalik nagu teatud asjadest üle minna, sest seal on maksimum saavutatud, nagu näiteks valguskiirus, vaata. Aga see on nüüd meie reaalsuses. Sest me ei tea, kui kiiresti liiguvad näiteks mõtted või nagu see valguskiirusest veel kiirem on see mingisugune, ma ei tea, mis see oligi mingisugune, ma ei tea, mingi spirituaalne kiirus on. Et see on päris huvitav teema. Ja praegu ongi näiteks see, et ma olen nagu mõelnud selle peale ka, et miks maailmas kõik asjad nii imelikud praegu on. Ma ei tea, kas te olete ka mõelnud, võite kirjutada seal nagu kommentaariga. Et nagu järsku on hakanud isegi kuulsad inimesed rääkima. Ma ei tea, kas teil ei ole vahepeal sellist tunnet, et sa nagu mõtled, et kui pekkis maailmas kõik asjad on, siis hakkad mõtlema nagu, et äkki ise oled liiga negatiivne. Samas ei ole, noh. Ja siis nagu hakkad jälgima nagu vahepeal, siis vaatad, et nagu suht enamus mingid kuulsad inimesed on hakanud rääkima, kui pekkis maailmas asjad on. Ja siis nagu ma ise vaatan ka neid asju kõrvalt, mõtlen täiesti crazy lihtsalt tegelikult. Et nagu meie jaoks nagu võib-olla tundub see, et nagu maailm ongi pekkis, aga nüüd on see nagu, et veel rohkem inimesi hakkab sellest aru saama nagu, kus kohas me tegelikult oleme. Ja siis nagu ongi see nagu, et nagu imelik on lausa nagu, et miks need asjad nagu niimoodi on, vaat. Ja tekibki küsimus, et kas nagu rikkad inimesed lasid selle asja kogemata liiga lappe, või siis ongi see, et süsteemile tehaksegi iga asja aja tagant natuke restarti, et siis saaks jälle uuesti nii-öelda siis et saaks uuesti nii-öelda siis alustada ja jälle mingid asjad ära lihvida, või siis on näiteks see asi, et nad tahavadki süsteemi ehitada selliselt ja noh, tänaseks nagu ma arvan, et me kõik võime öelda, et tõenäoliselt ongi ehitatud selliselt, et süsteem on kuidagi nagu noh, sa ei saa öelda täna selliselt, et süsteem on nagu sinu kasuks kuidagi. See on nagu, süsteem on esimese asjana enda kasuks, siis võib-olla tavatarbija kasuks ja siis on ettevõtjad ja asjad ja tulevad hiljem, kes oma asju ajavad. Aga üldjuhul on ikka see asi, et näiteks noh, võtame poliitika, vaata. Kui poliitikas ajaks poliitikud ausat asja, siis minu jaoks tekib kohe küsimus, miks neil on vaja saadiku puutumatust, kui sa oled aus. Saadiku puutumatus tähendab seda, et sinu jaoks sisuliselt ei kehti ükski seadus, sind ei ole võimalik vangi panna, sinu vastu ei ole võimalik alustada mitte mingisuguseid asju peaaegu. See on suhteliselt nagu noh, ma ei tea, võimatu peaaegu. Saadiku puutumatus. Välja arvatud, kui sa tegeled selle mingi vastuolus saadiku mingi puutumatuse mingite reeglitega, mingi poliitika vastaste reeglid, riigi reetmist, mis asjad. Aga lihtsalt nagu
see tähendab seda, et sisuliselt nagu kõik need inimesed, kes töötavad riigi heaks, miks riigis kuskil, ja see ei ole mingisugune selline asi, et mina mõtlen seda välja, see on ju üldine kogu teadmine, kõik kollektiivne teadvus, kõik see maailm, kus me elame, kõikides riikides inimesed teavad ühte ja sama asja. Riigis töötavad inimesed, kes ei vastuta mitte millegi ega mitte kellegi eest. Neil ei ole vastutust. Sellepärast, et kui nad ei täida oma ülesandeid, siis neid lastakse lahti ja antakse see sama juhtnöör järgmisele inimesele edasi, kes nendes asjades süüdi ei ole ja läheb see kuradi karneval edasi. See tähendab seda, et sisuliselt ei olegi võimalik, et asjad saaksid ise minna paremaks ja need ei saagi minna. Ma olen küsinud seda väga kõvade ekspertide käest, väga Eesti tippadvokaatidega olen rääkinud sellest. Süsteemis ei saagi asjad ise paremaks minna, vaid meie saame juhtida, kuhu suunda me tahame, et see süsteem läheb. No siin on näiteks üks asi, näiteks see sama podcast, mida sa praegu kuulad. Kui sa näed, et on sulle kasulik ja sa näed, et võiks keegi veel olla selline, kes kuulab seda podcasti, saab endale ka teadmisi juurde ja võib-olla hakkab teistmoodi mõtlema, siis mingil moel hakkab see ilmselgelt kuskilt maalt seda süsteemi ka nagu kruttima lihtsalt, et nagu niimoodi need asjad päris ei käivad. Et see ongi nagu see asi nagu, et probleem seisnebki selles, et inimesed, kes on seal ees otsas, siis ei vastuta lihtsalt. Ja kui see asi ära lahendatakse, siis hakkavad asjad väga kiiresti riigis lahenema. Küsimus on ainult selles, et kes siis riigi juhid üldse olla tahavad, kui nad teavad, et nad peavad, keerad mingi jama kokku, saad mingi skandaaliga hakkama, oled vangi, vaat. Ei ole sul mingit saadiku puutumatus, kui peaminister oled, vaat. Keerad jama kokku, suudetakse ära tõestada, et oled süüdi, oled rahva vastane, rahvas saab veel hääletada ka, vaata, siis on korras ka, siis on kinni minek, õissa ja trilla nägemist, vaat. Aga muidugi seal peab jälle küsima sellistes, et kas siis isegi ausad inimesed tahavad enam kuskil juhtida, vaat. 700 tonni lastakse naaksu kuskilt kunsti mingisugusest, ma ei tea, mis see oli, kunstiliidust, plaks kinni ära kohe need, kes seal eesotsas olid, vaat. Kuidas öelda, hooletu tegevus, kohe vangi, vaat. Vastutate. Ma kuulsin sellist asja nagu reaalselt Soomes inimesed, nagu üldse ma ei tea, vist Eestis ka, inimesed on olnud, käinud arstide juures ja siis kui arstid nagu mul on mitu inimest rääkinud praegu sellist asja, et nad lähevad arsti juurde ja nad näevad, kuidas arstid guugeldavad sümptomeid ja nad isegi ei kavatse varjata neid asju ja siis nüüd on tekkinud see, et nad küsivad ChatGPT käest sümptomite kohta. Nagu reaalselt kirjutage siia alla, kas te olete ka seda kuulnud ja kas teil on kogemusi. Sellepärast, et minu jaoks vaata, ma ise nagu vapsi arstide juurest nagu üldse ei käi, mul on nagu out. Ma olen mingid vereanalüüsi asju andnud, aga ma pole nagu mitte midagi muud ei ole. Ja kui ma ei tunne, et mul midagi viga on, ma ei viitsi sinna niisama minna, vaat mingi külmetushaiguse pärast selle paari päevagi seal. Aga lihtsalt see point, et nagu, et kui te olete käinud arsti juures ja arstid reaalselt guugeldavad ChatGPTs või küsivad ChatGPT käest, see on next level shit lihtsalt, nagu kui see päriselt on nagu vastab tõele. Et nagu ja siis me imestame, miks maailm nagu selline nii-öelda siis on, et ma ei tea. Ma olen vahepeal mõelnud, et nagu reaalselt, et mis nagu üldse tegelikult see lahendus võiks olla. Ma ei tea, kirjuta võib-olla sina siia alla, mis sa arvad, mis võiks lahendus olla, et mis nagu üldse nagu, et kui mõtelda, mis maailmas toimub, et küsimus tekib selles, kui mitu korda esiteks juba on restarti tehtud, ja kui nüüd restarti tehakse, siis kellele see restart on kasulik, vaata. Ja põhjus võib-olla, miks restarti tehakse, ongi võib-olla sellepärast, et nagu see asi läks vaata käest ära üldse. Ega seda ka ei tea ju, mis nagu juhtus, vaata. Ja samuti on ka see asi, millest me peame aru saama, on see ka, et ega inimesi on tegelikult, kui sa mõttes, inimesi on veits liiga palju. Hinnad on kõrged sellepärast, et inimesi on palju. Vanem generatsioon, kes te kõik kuulate, olete sellest ajast pärit või selle aja inimesed, kui maailmas oli 4-5 miljardit inimest. 90-ndatel oli vist 5 miljardit inimest, ainult praegu 8. Hinnad olid hoopis teised.
nõudlus oli palju teistsugusem, võib-olla nõukaajal oli nõudlus suurem, on ju. Reeglid olid lihtsalt Nõukogude Liidus teised, aga lihtsalt hinnad olid hoopis teistsugused, kui sa tahtsid endale korterit osta, on ju. Et see on nagu jah, see asi nagu jah, mis nagu võib-olla ongi see asi, et inimesi ongi liiga palju, äkki peakski lihtsalt, äkki lõpuks tulebki välja see, et see reset tehakse ära ja siis lõpuks me mõtleme, et tegelikult see oli kõigi meie kasuks, kes kõik üles ärkasid. Ma olen selle peale ka kusjuures päris mitu korda mõelnud, et pärast me ise plaksutame käisi, mõtleme, et ülikõva lihtsalt, et noh, kahju küll, et nagu botid on ja nagu mingi, ma ei tea, saavad hukka, aga samas on ka see asi nagu, et mitte midagi pole teha, vaat. Sest valitsus paraku on juba jah selline, et kõigepealt murravad su jala ja siis müüvad sulle ratastooli ja siis kui ratastooli on ära ostnud, siis panevad su ratastoolile maksud peale ja siis lõpuks reguleerivad ära ka veel, et kellega sa seda jagada tohid, vaat. Et see on nagu suht crazy teema ja mis maailmas toimub. Ma ei tea, minu soovitus on kõigile see, miks ma selle AI koolitusega teen, ma tegin kunagi ühe selle escape plan'i koolituse ka, kus koos oli päris palju inimesi, aga mis minu soovitus on see, et reaalselt tee endale oma mingi projekt, oma OÜ ja hakka oma asja ajama. Nagu mida iganes nagu oma asja, aga hakka midagi ajama. Nagu kui sa käid tavatööl, hakka lihtsalt liikuma selles suunas, et sa saaksid mingit oma teemat ajada. Sest see on nagu see viis, kus kohas sul on vähegi võimalik, et võib-olla sa pääsed sellest oravrattast, tsüklist välja. Ja sa saad, ütleme nii, et sa vähemalt jõuad sellesse kohta, et kui linnas lähevadki asjad raskeks, siis sa saad näiteks maale minna või mida iganes, sest sul on oma mingisugust projektid, oma mingid asjad, vaat. Et see on nagu see kõige suurem soovitus, mis ma üldse soovitaks sulle täna, kui üldse midagi soovitada. Sellepärast, et nagu reaalselt, kui sa käid tavatööl edasi veel ja sa ei kavatse järgmise 5 aasta jooksul, 4 aasta jooksul midagi välja mõelda, siis võib-olla 4 aasta pärast ei ole võimalik enam isegi midagi. Ma hakkan seda asja nagu rohkem tihedamalt rääkima ka kinnises kogukonnas, kes ei ole siis, võib-olla sinu jaoks ei ole siis finantsiliselt võimalik AI koolitusele tulla, siis tule liitu otse toorelt kinnise kogukonnaga, see on ainult 1 tass kohvi kuus, esiteks head podcastid, teiseks nii-öelda siis kinnine kogukond ja ma räägin, me alles alustasime selle asjaga, see on esimene kuu on alles möödas ja me oleme ehitanud üles väga vahva äpi seal, see on päris põnev, kogud seal XP-sid asju, need hiljem muudetakse väärtuseks. Et ma hakkan seal ka nendest asjadest rohkem rääkima, et kogukonnas oleks ka rohkem inimesi, kes rohkem avanevad, ütleme niimoodi. Seega jaa, see on nagu üks nagu soovitus mul sulle, et hakka oma asja ajama, päris reaalselt. Aga lõpetuseks ma tahtsin küsida sellist asja ka sinu kui kuulaja käest. Kes sinu arvates võiksid siia saatesse tulla? Kirjuta siia alla kommentaar. Jah, kirjuta siia alla kommentaar, vaatame, või siis pane like nendele, kes sa näed, et juba on nii-öelda siis kirjutatud sinu inimestest. Ma lihtsalt huvi pärast tahaks teada, et kes on nagu need, kes vaatavad ja kuulavad, et mis nemad arvavad. Ma olen seda sama asja küsinud ka nende inimeste käest, kes on kogukonnas sees, selles kinniskogukonnas ja kes on premiumid isegi, aga huvitav oleks teada lihtsalt, et mis nagu lihtsalt tavakuulaja mõtleb, et keda võiks kutsuda ja ma lihtsalt enda statistika või selline asi, et mul on nagu nii siin järjekorras veel inimesi ka, kes nii-öelda siis tulevad, aga lihtsalt nagu huvi pärast tahaks näha nagu, et mida nagu enamus kuulajatest, et mis nagu mõtlete. Ja, nii palju ongi. Võt. Aga ühesõnaga ega muud midagi ei olegi, see oli tänane osa ja siin on veel päris palju põnevaid osasid juurde tulemas. Ja täpselt nii ongi. Seega ega muud midagi ei ole ja kohtume juba varsti järgmises osas, see oli siis 18. osa ja oli 18. Jep, täpselt. Kohtume järgmises osas ja jõudu, jaksu, edu kõigile.
pange like, pange subscribe, kommenteerige ja Instagramis ka, kes on Instagramis ka, mingi otsige üles otse ja toorelt ja pange follow. Lükkame Instagrami ka käima, see oleks päris äge. Ma ei ole TikToki veel jõudnud, aga vist peaks TikToki ka viskama midagi ülesse. Et põhiaction mul käib Facebookis. Vot. Seega avaldage oma toetust kas või siis followga, like imisega, kommenteerimisega, tulge liikmeks, viib kogukonda või vaadake ise, kuidas te tunnete, kui palju tahate panustada. Iga panus on teretulnud, iga panuse eest ma väga tänan ja ülivõimas lihtsalt, mis me kõik siin praeguseks juba kokku oleme koos teinud. Vaikselt rahvas ärkab. Aga selge, toimetame edasi, kõik olge tublid ja järgmises osas juba kohtume.